Pühapäeval tabas Eestit šokk. USA's saabus uudis, et FBI on vahistanud Eesti korvpalluri Gerg Riisa. Kriisa, keda süüdistatakse USA's suuremahulises petuskeemis osalemises, astus teisipäeval Kentuckys esimest korda ka kohtu ette. 25 aastast sportlas süüdistatakse skeemis, millega ta pettis välja $2,2 miljonit. Mis pettusega täpsemalt tegemist, kuidas Kriisa heausklikelt kodanikelt raha noolis ning milline karistus võib teda oodata, seda arutame Õhtulehe spordireporteri Rasmus Voolaidiga. Tervist! Tervist! No, kas sellel teemal on veel midagi sellist lisada, mida inimesed ei ole tänaseks lehest lugenud, uudistest kuulnud, et pole vist ammu nii šokeerivat uudist spordimaailmale või Eesti üldsusele tulnud? Jaa, selles mõttes võime saate ära lõpetada kohe, et ei ole midagi lisada. Ei, tegelikult mulle tundub küll, et selles mõttes võib nii kokku võtta selle asja, et ega meil rohkem infot ei ole, kui me seni oleme USA'st kätte saanud, et õiged istungid alles tulevad, see kõik, mis praegu toimub, on nagu selline nagu laias laastus spekulatsioon selle info põhjal, mis me saanud oleme, et midagi nagu murduvat enam väga praegu vist Eestist küll kätte nagu ei saa. Ja. Aga kuidas see uudis sinuni jõudis, kui sa seda lugesid, et FBI kõlab meie jaoks jätkuvalt nagu mingisugune Hollywoodi film, eks ole, et meie enda korvpallur, kes teeb ilusat karjääri ja järsku sellised uudised, et kuidas see tabas? See oli ärkasin hommikul üles, sest kusjuures mul oli veel naljakas, et ma eelmine õhtu laupäeva öösel tegin jalgpalliblogi ja ma olin vist mingi 3-4 üleval, eks ma oleks peaaegu võinud selle kätte saada, aga ma vahetult enne läksin magama, eks ma olin üks viimase teist inimesi, kes sai sellest kätte, kuna ma ärkasin 11-12 ajal alles, et kui see tuli, siis ma ikka pikalt ei saanud voodist välja küll, kuna mu telefon oli käes ja lugesin kõike, mis kätte saada oli, et see oli väga-väga suur šokk ja mõjutas ikkagi seisuselt kogu järgmist nädalat. Nagu räägime sellest skeemist endast, et äkki on veel inimesi, kes on samuti olnud kuidagi uudiste lainelt maas, ei ole veel süvenenud sellesse teemasse. Mis skeemiga tegemist oli? Kuidas raha välja peteti? Et millega tegemist? Räägime süvitsi nüüd, et mis info praegu on jutt 2,2 miljonilisest internetipettusest, kus ta on kahelt inimeselt, ma ei tea palju teiselt nagu täpselt ei ole vist teada, aga raha välja petnud 3 erineval viisil, et ta on teeselnud ta on iseendana nagu petnud inimestelt raha välja. Ta on teeselnud olemasolevat inimest, ehk siis see tähendab, et ta on nii-öelda oma ema tanki pannud põhimõtteliselt ja ta on teeselnud välja mõeldud inimest, kes siis Irene'i nime all proovis ühelt vaeselt inimeselt raha välja petta. 3 erineval moel on petnud. Aga mis need moed on? Et kuidas ta tegi, kuidas ta enda ema teeskles ja milliste ettekäänetega siis inimeste rahakoti kallale prooviti minna? No esimene viis oli see, et ta vist väitis, et tal endal on väga, väga halvasti, et hakkab organit müüma. Oli esimene kuidagi niimoodi lubas nagu tagasi maksta organite müümise kaudu või midagi sellist. Siis ta väitis, et perel on rasket ajad, farm on väga raskes seisus, et vaja seda kuidagi päästa ja et temal on vähk. Ja 3. viis on, et oligi vist niimoodi, et siis ta läks teise inimese juurde, kes pidi esimesele raha kandma ja kuidagi Irene'i nime all pöördus selle teise inimese poole, et laias lastus läbi mitme aasta, see kõik toimus. Nii et meie jaoks, kui me hakkame siit seda asja jälgima, on tegemist tavaliste petuskeemidega, tavaliste petturitega, kes valetavadki inimestele ja me neid kirju teame kõik, et keegi kuskil on haige, keegi kuskil on hädas. Nagu Nigeeria petukirja ka, aga kuna ta nagu iseendana ka ikkagi tegutses seal, siis mitte ainult, et see on vist vaid osa sellest. Ja me ei räägi siinkohal mingist sellisest ühekordsest uitmõttest, vaid tegemist on ikkagi aastate pikkuse tegevusega. Aastate pikkuse tegevusega, see uurimine juba, mis neid kahe inimese petmist puudutab, oli läbi mitme aasta. No, ja täna tuli uudis vist, et see on üks osa suuremast uurimisest ka ehk... No kui FBI on asjaga seotud, siis tõenäoliselt ei ole tegemist mingisuguse pisikuriteoga, eks? Et vist oli uudis, et 15 000 tõendit on nagu varjus, 50 000 lehekülge veel dokumente on kuskil peidus, mida siis ei avalikusta meediale, et eks ole näha palju sealt veel Kriisat puudutab ja kas tuleb veel inimesi juurde. No Õhtuleht on suhelnud ka Gerg Riisa emaga, et kuidas või millist infot sealt tuli? No Gerg Riisa emast eeskätt on muidugi tohutult kahju. Teadaolevalt on tegemist väga sümpaatse inimesega, pole ise temaga kunagi kokku puutunud, aga kõik, kes nagu on temaga kokku puutunud,
räägivad ainult head temast, minu kuuldes vähemalt, et väga-väga suur tragöödia ühe perekonna, ühe ema jaoks, eks ju, et ma ei kujuta ettegi, mis nagu tunnetega tema on viimased ligemale nädalaga elanud. Aga ema tol hetkel ei olnud veel oma pojaga suhelnud, ehk siis nagu selles mõttes ei saanud sealt mingit nagu infot kätte, kuna temal endal on ka veel väga-väga palju küsimusi oli tol hetkel, nii et ma ei kujuta ette isegi, mis inimese peas sel hetkel võib toimuda, kui ta oma poja kohta niimoodi loeb. USA-s ei ole tegemist sellise kergemat sorti kuriteoga, et petuskeemid saavad karistatud vist päris karmilt, et süüdimõistmise korral, mis on see maksimum, mis Kriisat ootab? No siin ma pean küll nagu ütlema, et ma vahendan ainult seda infot, mida ma lugenud olen, et mina ise ei ole kindlasti USA juriidilises maailmas väga pädev, räägitud on, et maksimumkaristus võib olla 50-60 aastat, aga reaalne karistus, mis sellistel asjadel nagu ette on nähtud, on 8-10 aastane pigem nagu räägitud. Aga räägime natukene Kriisa korvpalluri karjäärist. Nüüdseks on see tõenäoliselt vähemalt pausil. 8 aastat, kui peaks olema reaalset vangistust, siis tõenäoliselt sealt tagasi tulles enam korvpalliväljakul teda ei näe, vähemalt mitte tippspordis. Aga milline see Kriisa karjäär on olnud? Kriisa karjäär on olnud tegelikult väga-väga nagu kõrge lennuga, et ma olen ise mõelnud seda just nagu sportliku prisma läbi, et arvestades, mis elu ta on nagu elanud nendel aastatel, tegelikult nagu seda varjuelu, nagu me nüüd vähemalt süüdistuste põhjal eeldame, et midagi sealt vähemalt võiks juba tõele vastata. Et see on päris müstiline, et ta samal ajal nagu nii kõrgel tasemel kossu ka mänginud, et teised mängijad ju magavad korralikult, toituvad korralikult, teevad korralikult trenni ja mõtted on nagu spordil ja tema nagu taustal ju mängude vahel tegeleb nagu mingi muu eluga nagu nii-öelda, et ta oli 2022 EM-il oli Eesti korvpallikoondise põhiline mängujuht, ehk Kaal Viisikus tuli väljakule, oli 20-aastane tol hetkel, eks ju, et väga-väga hea korvpallur oli ta juba väga noorena ja väga suur talent ka ja üks kõrgema palgalisi mängijaid kindlasti arvestades, mis paljudes elu USA's viimastel aastatel teeninud on. Räägitakse $500,000 kuni miljonini aastas. Oli ta selles mõttes selline korvpalli edulugu ja imelaps, et kellele noored sportlased alt üles vaatasid? Ja temal oli ju see asi ka veel juures, et ta on oma kuulsa isa poeg ja tal õnnestus mängida isa vastu meistriliigas, et tema oli vist 15 aastane äkki, ma selle aastaga võin eksida, väga-väga noor poiss, enne kui ta Žalgirisse läks ja enne kui ta Saksamaale läks. Mängis ta Tartu eest ja isa mängis Valga eest veel väga-väga nii-öelda, tema isa mängis üldse mõned aastad tagasi meistriliigas mingi 48 aastasena, et väga selline nagu edulugu oli see perekond küll, keda nagu jälgiti kõrvalt. Kas sellised juhtumid jätavad ka spordile mingisuguse sellise halva maigu või varju peale, et olgugi, et ärme praegu siin inimest süüdi mõista, tegemist on süüdistustega, aga et sellised süüdistused juba niivõrd avalikult olemas on, et kas see sporti kuidagi mõjutab? Kas see mõjutab kuidagi Eestit, meie mainet? Kindlasti Eesti korvpallil ei ole praegu, kindlasti ei ole nagu mugav olla Eesti korvpalli positsioon, ma kujutan ette, et kui näiteks uued klubid käivad sponsoritelt raha küsimas enne uut hooaega, siis absoluutselt nagu mitte asjasse puutuvad klubid peavad ka nagu andma aru, et mis korvpallis, mis selle kriisa ümber toimub, mis nagu toimub, et sponsorid näiteks, ma arvan, et on neid raskem võib-olla saada ja kindlasti see on nagu teema number 1 ja see ei ole ju positiivne teema, millega avalikus valguses olla. Rasmus, ma tänan sind selle intervjuu eest. Meie nüüd aga läheme pildiga Tallinna tänavatele, kus usutlesime inimesi teemal, milline on läbi aegade nende lemmik Eesti laul. Sellepärast, et suur suvi on käes, kontserte on palju, artiste on palju ja enne Rasmus, kui ma luban sind siit stuudiost ära, siis ma tahan ka teada, milline on läbi aegade olnud sinu lemmik eestikeelne lugu? Ma ei teagi, mis nendest lauludest, aga ansambel Ark-Part mulle väga meeldib. Võib-olla nende üks viimaseid singleid Uju või õpu on see, mida ma nagu välja tooks praegu, aga ma ei tea, kas see päris lemmik on, aga midagi sealt repertuaarist. Miks just nemad? Esiteks sellepärast, et hea sõber on selle bändiga seotud ja siis väga kiiresti nagu võlus mind ka ära see ansambel ja olen praktiliselt igal nende kontserdil kohal käinud ja varsti on neil järgmine tulemas, kuhu on pilet olemas, nii et midagi kindlasti Ark-Partilt soovitan. Aitäh!